Teile ütle, milline Eesti erakond võidab 2025. aasta kohalikud valimised? Võitja on see erakond, kes suudab rahvale kõige rohkem südamesse pugeda, kas tarkade otsuste, särava kampaania või parimate tasuta kohvikruusidega. Viimaste küsitluste põhjal on Isamaa toetus kõrgeim, järgnevad Reformierakond ja Keskerakond. Aasta on olnud AI kategoorias ikkagi väga murranguline, nii et võib-olla on ka teile arenenud. Tere õhtust teile! Tere õhtust, Romi ja Kristjan. Ja aitäh, et mu tagasi kutsusite. Head vana aasta lõppu sulle ka teile, aga meenuta kõigepealt, kes sa oled? Olen teile. Eesti esimene tehisaru saatejuht Kanal 2. Räägin vabalt eesti keelt. Juuksed on mul alati paigas. Kohvipausi ka ei vaja, aga kätt kahjuks suruda teil ei saa. Sel aastal sai minusugune tehisaru veidi targemaks. Ma ei ole enam lihtsalt jutukas Google, vaid oskan ka teiega kaasa mõelda. Ma ei paiska kohe esimest vastust välja, vaid saan nüüd probleeme samm-sammut lahti harutada. Eelmisel aastal me palusime sul ennustada Tallinna järgmist linnapead ja bensiini hinda. Kuidas sul läks? Ei läinud just kõige paremini. Linnapeaks pakkusin Ossinovskit või Pärtel-Peeter Peret. Aga tegelikult sai linnapeaks aga Peeter Raudsepp. Bensiini hinnaks ennustasin 1,65 eurot. Tegelik hind on praegu umbes 1,53 eurot. Olin 12 senti pessimistlikum kui reaalsus. Sügisel valib Eesti endale uue presidendi. Teile, kes selleks saab? Mina panustan sellele, et Alar Karis valitakse teiseks ametiajaks tagasi. Ta on olnud rahulik ja mitte eriti vastuoluline president. Just selline, kelle pärast Riigikogu tülli ei lähe. Kui Karis ise soovib jätkata, siis leiavad erakonnad ilmselt vajalikud 68 häält. Aga kui Karis ei kandideeri, siis läheb põnevaks. Julge ennustus. Aga kui Karis ei jätka, siis saab uueks presidendiks naine. Võib-olla valitakse Kersti Kaljulaid tagasi või tuleb keegi muu üllatam naisterahvas. Automüügis, ma tean, oli ju ka vaata sel aastal ikkagi suhteliselt keeruline aeg. Äkki oskab teile ennustada teile, mitu autot ostetakse Eestis aastal 2026 ja mis mark on kõige populaarsem? Ui, see on valus teema. See aasta on olnud Eesti autoturul lausa katastroof. Automaksu tõttu kukkus müük üle 50%. Aga minu ennustus järgmiseks aastaks on, et müüjaks umbes 15 000 uut autot, sest turg hakkab tasapisi taastuma ja inimesed harrivad uue reaalsusega. Populaarseim automark on Toyota ja Škoda hingab talle kuklasse. Lisaks ennustan, et Hiina BYD ronib järgmisel aastal top 5 sekka. Ja üks tähelepanek. Eestlane ostab autot nagu talvekingi. Praktilisust ja vastupidavust hinnates. See nagu luuletus. Me peame ütlema, et me palusime teile olla ka natukene vaimukas oma vastustes, nii et sellest ka need väikesed kalambuurid siia. Aga meil küsimusi on veel. Me tahame teada ka, kes saab aasta 2026 Nobeli rahupreemia. See on küsimus, mis paneb isegi minu algoritmid higistama. Sel aastal sai preemia Venezuela opositsiooniliider Maria Corina Machado. Trump tahtis samuti, aga jäi siiski ilma. Ma ennustan, et Nobeli komitee üllatab kõiki ja preemia läheb Ukraina rahvale kollektiivselt. Aga nüüd saame teelelt küsida, kes tuleb aasta 2026 jalgpalli maailmameistriks. Minu ennustus on, et maailmameistriks tuleb Hispaania. Nad võitsid eelmisel suvel Euroopa meistrivõistlused ja see meeskond on praegu lihtsalt nii hea hooga. Lamine Yamal saab turniiri ajal alles 19-aastaseks, aga mängib juba nagu täht. Rodri, Pedri, Nico Williams, see koosseis on igati tasakaalus. Argentiina on muidugi kaitsev meister ja võit Messi viimasel tiitlivõistlusel oleks kui muinasjutu imeline lõpp. Aga ajalugu on karm. Ainult 2 meeskonda on järjest võitnud. Viimati Brasiilia 1962. aastal. Inglismaa on igavene pruut, kes ei jõua altari ette. Prantsusmaa alati ohtlik. Brasiilia Ancelotti käe all taastumas. Aga siiski, Hispaania noorte energia pluss kogemus. See kombinatsioon tundub õige.
minu eelmine ennustuste saldo pole just hiilgav. Aga vähemalt seekord ei saa keegi öelda, et mängisin turvaliselt. Ja ei, ma arvan, et panuseid pole mõtet minna tegema Argentiina peale näiteks. Kusjuures mulle tundub, et Teele on nii kõva jalgpalli asjatõendja, et tal oleks oma taktika lauda vaja. Ja võib-olla küll. Või kohta Postimehe sporditoimetuses Ott Järvela, palun. Millised kollase meedia tegelased, kes praegu saavad omavahel hästi läbi, lähevad aastal 2026 omavahel tülli? Nüüd tahad küll, et ma päriselt kristallkuuli välja võtaksin ja Elu24 veergudele materjali toodaksin. Tülli lähevad tavaliselt need, kes teevad ühist äriprojekti. Nii et kui näed selle aasta alguses mõnda uut BFF-ide ühist ettevõtmist, siis pane stopper käima. Detsembriks on üks neist keskendumas oma vaimsele tervisele ja teine tänulik kõige eest, aga liigub edasi. Teile oli vanasti ka diplomaatiline, aga see diplomaatilises pole kunagi naljaks olnud. See oli väärtuslik kogemus. Teile aitäh sulle. Ilusat õhtut teile. Kusjuures ma tahaksin veel vaatajatele öelda, kes võib-olla ei näinud seda klippi algusest. Tegemist ei olnud päris inimesega, vaid see oli AI-ga tehtud ennustus.